Suursäärude võidusõit raputas oma 3. üritusel kogu maakera. Kuulujutt on aastatega levinud ning maast lahti ajanud lisaks võrrimeestele ka Pordumaja personali, multifilmi tegelased, koguni vanakurradi enda ning metsarahva. Värske porgand, jumal söögi küll. Sõit oli maru. Sõmerpalu krossirada polnud veel nii palju võrrirattaid enda seljas korraga tunda saanud. Vahepeal on kõik oma võistlustehnikat edasi arendanud. Esmakordselt sai näha starti raketisüsteemi abil ning üleüldse kõikide sõidukiirus oli ikkagi hoopis uuel tasemel kui mullu. Mõistagi käis nii mõnegi mehe jaoks selline kihutamine üle jõu ning pehmed Sõmerpalu krossiraja sooned võtsid kaugeid külalisi avalisüli oma rüppe pikutama. Rasketel hetkedel aitas rajal korda hoida miilits, ikka seesama, kes oma heategudega igal aastal silma on paistnud. Märgata oli ka suurt edasiminekut kostüümide vallas. Finiš oli muljetavaldav. Välja jagati koguni 71 medalit. Aga nagu näete, tulevad siit. Pole normaalne, kõigega võib rahu jääda. Täna erilisi üllatusi ei ole, maha kukkumisi paar tükki oli, aga pole hullu. Liiklus on normaalne. Käib põrgu. Aga seal ei ole kedagi. Ma võtsin kõik rempli kaasa. Põrgu tulega. Loomulikult olid ka tänavu eriauhinnad. Parima kostüümi auhinna teenis vanakurrat, kes koos põrguinglitega saab nüüd oma hilbud uues pesumasinas kuratlikult plekivabaks pesta. Parim tiim Jänesed sai auhinnaks väärt puupingi, millel istudes hea mõelda järgmise säärude sõidu uut taktikat. Õhtu jättis publikule kustuvõttu mulje, mis sest, et enam ühtegi autasustamist ei toimunud, rahvas jäi ikka poodiumite ette seisma ja ootama uut säärude suursõitu. Õnneks ei ole ilmad veel väga külmaks läinud.